Hädaabi, kus te abi vajate? Mu pojapoeg tulistas siin oma isa. Te ütlesite, et teie pojapoeg tulistas teie poega. Jah, Ja, kas saaksid kellegi siia kutsuda? palun, kas teate, kus teie pojapoeg on? Ei, ta jooksis sinna tagasi ja läks koos oma emaga oma autosse. Pojapoeg tulistas oma poega. Poeg on üleval korrusel. Kell on veidi enne 3 pärastlõunal Milwaukee's, Wisconsinis, kus politsei sõidab ühe korteri juurde pärast seda, kui helistaja teatas, et teismeline tulistas oma isa. 1111 siin Atkinsoni üksus 8. Meil on siin sissepääs just siin. Ületu tänav. Siia. Ei ole üllatus. Kas tulistaja jooksis? Kus jooksja on? Kus ta on? Seal üleval pole kingi. 11. Me peame kontrollima. See peab palju üle selle jooksma, et edasi süüa. Muidu pole see nauding. Poeg. Ma ei tea, kas see on. Ma arvan, et see on poeg. 11. Atkinson, mitte meie. Meedikud ja meie. Ei, Tom, vabandust, elustamine. Kas meil on? Meil on sündmuspaik. Ei, me oleme valema. Võta siit kinni. Kas majas on veel kedagi? Korter on muhas. Vabandust, igaks juhuks või tuleb minuga kaasa, Roland. Hüüdse on iga pool. Ütleme, et neil on umbes 30. 40. Kas sa saad kedagi kutsuda? Mul on relv kohe siin. Kas sa tahad seda teha? Meil on siin tulirelv. Meil on siin leitud tulirelv. Seespool leiavad politseinikud 47-aastase Corey Williams seniori, kes kannatab mitme kuulitabamuse all. Esmareageerijad üritavad elupäästvaid meetmeid, kuid ohver tunnistati veidi hiljem sündmuskohal surnuks. Seejärel saavad politseinikud võimaluse olukorda hinnata ja rääkida võimalike tunnistajatega. Kus vanema on? Korteris pole kedagi. 11, Atkinson. Atkinson. Kus on esimene tunnistaja? 11 siin Atkinson, vanaisa, kes iganes allkorda seal oli, ütles, et ta kuulis sellest alles nüüd. Ta kuulis sellest alles nüüd. Siin on vähemalt 10 hülsi. Jah, siin on igal pool kuule. Kas sa tahad, et ma selle ära viiksin? Kas sa kuuled midagi? Ma just kuulsin, ma panin oma ukse kinni, ma olin oma toas, ma lihtsalt kuulsin, ta lasti maa. Kas sa tunned oma naabrit? Corey? Corey Williams? Jaa, see ongi täpselt nii. See on tema isa. 11. Siin Atkinson. Kas sa tunned tema poega? Ei. Sa oled Jeesus, oh kurat. Olgu. 11 on Atkinson, 11 on Olgu. Politsei tuvastab kiiresti kahtlusaluse. 18-aastase Corey Williams juniori ohvri poja, kes on hetkel teadmata kadunud. Mitu lasku rindu? Kas sa juba tead, kui palju neid oli? See on lihtsalt kuulmise järgi, teda tabas kuul ringkelle, veel 2-3 vasakusse kätte. Veel 2-3. Piff Vagnase, see on Atkinson. Miina. Ma ei tea, mida ta ütles, aga... No Sübiine elab siin, ma arvan. Poeg ja ema visati just välja tema isa sõnul. Nad visati kuskilt mujalt välja. Ja nüüd on see võimalik. Ja ta viis pagasid välja. See poiss. Aga ta ütles, et temaga oli veel 5-6 last. See on imelik. See on tõesti imelik.
Nii et ega küsimus selles, aga ta ütles, et ta kojapoed ütles, et ta tulistas teda. Kui ametnikud hakkavad teavet koguma, saavad nad teada, et kahtlusalune põgenes väidetavalt sündmuskohalt koos oma ema ja õdede vendadega. Hetked hiljem näeme sündmuskohalt leitud relva. Siis on relv ise Smith Wesson. Jah, 799 ALS-iga. Politsei leidis surnukeha lähedalt tulirelva, mida politsei raportis kirjeldatakse kui 9 mm poolautomaatset püstolit. Uurijad märgivad ka, et korteris on laiali 11 padrunikesta. Hetked hiljem märkavad sündmuskohta valvavad politseinikud mõningaid kahtlasi dokumente. Tundub, et ta taotleb hooldusõigust. Huvitav, ta üritab saada hooldusõigust, kuna ema kaotas oma elukoha ja võib-olla ka isa pärast. Kiiresti. Kiire erakorraline kohtumäärus. Võimalik. Pea seda hiljem meeles. Järgmisena möödub umbes 2 tundi, enne kui kahtlusalune leitakse üles teise pereliikme korteris ja USA marssalid lähevad temaga vastamisi. Corey Williams, seal Milwaukee politsei! Ava uks! Corey, ava uks! 11. Ava uks! Muidu see lüüakse sisse! See on lahti! Ava see kohe! Mida ta ütleb? Ma ei kuule teda. Jookse tagauksest sisse on näinud. Pane käed avaks! Corey, tule välja, Corey! Tule välja! Tule üles! Biibi on juba sees, härra. Tule üles! Hästi, Corey. Biibi on juba kohal! Me kõik istume siin! Me kõik hakkame minema! Politsei tuvastas siin nähtava kahtlusaluse kui Corey D. Williamsi, teismelise, keda kahtlustatakse oma isa tapmises mõned tunnid varem. 1, siin Atkinson! Järgmisena saadetakse Corey Jr. politseijaoskonda, kus detektiividel on tema jaoks palju küsimusi. Kes kõik elavad selles majas 11. ja Hankinsoni kandis. See oli minu isa. Ja siis mõnda aega ka mu väikesed õed. Kas sa jäid ise sinna? Natukeseks ajaks, jah. Olgu. Mis ajavahemikul, nagu millal sa seal elasid? Nagu ma ütlesin, umbes 3 kuud. Kas sa mäletad, kui kaua aega tagasi see oli? Ei. Kas sa tead, kas see oli aasta tagasi, 2 aastat tagasi või 3 aastat tagasi? See oli nagu 2 nädalat tagasi. Oh, sa ei elanud seal enam umbes 2 nädalat tagasi? Jah, ta viskas mu välja. Olgu. Kuulsid õigesti. Corey ütleb, et tema isa viskas ta korterist välja vaid 2 nädalat enne tulistamist. See väide äratab uurijate huvi. Jätkame. Sa ütlesid, et sind visati 2 nädalat tagasi välja. Kas sa saad proovida selgitada, miks see juhtus? Ta palus mul midagi teha. Ma keeldusin ja mind visati välja. Olgu. Kas sa mäletad, mida ta palus sul teha? Ta tahtis, et ma ütleksin oma emale midagi. Ja ma keeldusin ning ta viskas mu samal ööl välja. Kas sa mäletad, mida ta tahtis, et sa oma emale ütleksid? Ei. Miks teile sinna läksite? Mu ema üritas neid kätte saada. Ta üritab saada politsei eskorti ja talle öeldi, et ta läheks sinna alla ja prooviks nad enne kätte saada, kui ta neile saatja kutsub. Aga ta sai nad korra juba kätte. Nad ütlesid talle, et ta läheks sinna ja prooviks nad kätte saada ja kui ta keeldub, siis nad võtavad ta kinni. Ta astuks välja ja helistaks neile uuesti. Ta saaks politsei eskorti. Ja su ema tahtis kõik ülejäänud lapsed, kes seal olid, kaasa võtta. Nii et peale su vanema, õe ja sinu olid kõik ülejäänud lapsed seal. Jaa. Corey selgitab, et tema ja ta ema läksid korterisse, et oma õed-vennad peale võtta pärast seda, kui tekkis hooldusõiguse probleem. Sellest kuuleme hiljem veel lähemalt. Nüüd tahavad detektiivid teada, mis täpselt viis tulistamiseni. Kui te kohale jõuate, kas te koputate uksele või kuidas see käib? Me läksime esiukse juurde. Me helistasime oma vanaisa uksekella, et ta meid sisse laseks. Ta ei lasknud meid sisse. Me läksime ümber maja taha. Seal on nagu... Kas su isa oli seal? Ei. Okei, nii et ta polnud kodus, kui te kohale jõudsite.
Kui kaua te arvate, et te seal olite, enne kui teie isa välja tuli? Ambes 5–10 minutit, võib-olla 20. Olgu, ja siis, kui sa suudad kuidagi seletada, mis juhtus? Aga kui ta sisse tuli... Ja. Ta tuli tagant tagasi esiukseni. Ma haarasin oma asjad, panin need tema kohvrisse, nagu minu arvuti ja riided. Ta tuli sisse ja ma hakkasin vaidlema. Siis ma sekkusin vahele ja lihtsalt ütlesin talle, et ta võiks eest ära astuda, lasta meil lahkuda. Ta hakkas mind katsuma, ma mõtlen nagu just siit, ta viskas mind ringi. Ja sel hetkel oli tal relv käes. Ja mida ta sulle ütles, kui see kõik toimus? Ma tegelikult ei mäleta seda. Ta sõimas mind, seda ma tean. Ütles mulle, et mul oli austus. Ja kus kõik teised olid, kui see toimus? Nad on kohe seal, nad on minu kõrval. Nad üritavad tema kätt minu krae küljest lahti tõmmata. Nii et kõik on elutoas? Jaa. Kui sa ütlesid, et ta loopis sind ringi, kas sa saad kirjeldada, kuidas see välja nägi, kui ta sind ringi viskas? Nagu ühe käega ilmselt. Mitte nagu ta tõstaks mind üles, vaid lihtsalt viskas mind ringi. Olgu. Nagu. Sa tead, mis nüüd juhtub? Ja ta keerutab mind söögituppa, nagu söögitoa köögilaua juurde. Ja ta keerutab mind sinna ja seal on... Ma tean, et see on tõesti raske mees. Ma ei suuda ainult sinu olukorda panna. Ta tõstab mind laua juurde. Ja ei. Laual on tulirelv või relv. Jah, ma haaran selle ja tulistan teda. Corey tunnistab, et tulistas oma isa väidetava tüli käigus, kuid detektiivid jätkavad vastuste otsimist. Mis juhtus pärast seda? Lahkus. Mu ema kutsus politsei. Ja siis me lahkusime. Kas su õed-vennad tulid sinuga kaasa? Nagu autosse, jah. Nad läksid kohe, kui see juhtus. Nad lahkusid. Nad jooksid minema. Okei. Kas sa mäletad, kes roolis oli? Okei. Pärast seda, kui sa relvast tulistasid, mida su isa tegi? Mida su isa tegi? Ta kukkus maha. Okei. Kas ta ütles midagi? Ei. Ja siis, kas sa arvad, et kui sa olid laskmise lõpetanud, kas sa arvasid, et see oli tühi? Ma ei mäleta. Jah, ilmselt. Nüüd esitavad detektiivid Corey Juniorile uut teavet, mis nende sõnul tema looga päris hästi kokku ei lähe. Kas sa saad proovida meenutada, mitu korda sa tulistasid? Kas see oli rohkem kui 5 või vähem kui 5? Essend. Kas see oli rohkem kui 10 või vähem kui 10? See oli rohkem kui 5, ma arvan nii. Okei, nii et 5–10. Okei, kas see oli rohkem kui 10 või kas sa mäletad? Ma ei mäleta. Okei, ja kui su isa kukkus, kas sa jätkasid tulistamist oma mäletamist mööda? Ei. Ei? Ei. Selleks ajaks, kui sa kukkusid, oli kõik juba läbi. Sest me toome mõned fotod ja ainus põhjus, miks me seda küsisime, on see, et kuriteopaigas, kus ta oli, olid ümber tema keha padrunikestad. Ma olin. Ei. Üks asi, mis mind tulevikus muretsema paneb, on see, et lahkamine võib näidata, et teda tabati võib-olla siis, kui ta juba maas oli. Kui see on nii, siis ma tahan sellele juba ette mõelda ja aru saada, miks see nii oleks. Nii et kui see juhtus, siis ma tõesti hindaksin, kui saaksin kohe selgituse selle kohta, selle asemel, et praegu üht versiooni kuulda ja hiljem ise teada saada. Sest ma ei nimeta sind üldse valetajaks.
ma lihtsalt püüan, ma lihtsalt tahan asjadest ette jõuda ja aru saada, mis juhtus. Ja ma olen lõpetanud. Olgu. Ma tean, et see on palju. Me andsime sulle korraga palju infot, aga... Corey lõpetab ülekuulamise ja ta võetakse vahi alla teise astme hooletu tapmise ja ohtliku relva kasutamise eest. Seejärel toovad detektiivid sisse Corey ema, kes väidetavalt saatis ta sündmuskohalt minema. Vaatame, mida tal on öelda. Aga me peame paremini aru saama, mis juhtus. Ja ma arvan, et sa rääkisid talle eile mingist motiivist seoses sellega, et ta võltsis su allkirja. Kas see on tõsi? Jah, see polnud küll motiiv, aga see oli omamoodi põhjus, miks ma sinna läksin, aga ma juba tahtsin sinna minna. Aga kui ma selle kõne sain, siis oli selge, et ma pean ametlikult sinna minema, sest sel hetkel tundus, et ta läks natuke liiga kaugele. Ta läheb juba liiale. Nii et kui nad helistasid ja ütlesid mulle, et ta võltsis mu allkirja, siis ma mõtlesin, et okei, ma lähen lihtsalt kiiresti sinna ja võtan nad kaasa, sest sa ei saa lihtsalt teha kohtupabereid, panna minu allkiri sinna ja öelda, et see on ametlik. Kahtlusaluse ema ütleb, et riik teavitas teda sellest, et tema endine mees oli väidetavalt võltsinud tema allkirja hooldusõiguse dokumentidel, mis oligi algne põhjus, miks ta korterisse tuli. Ta ütleb, et just sinna ta läkski, et oma lapsed kaasa võtta, kes olid ajutiselt isa juures elanud, kuni ta endale elukohta otsis. Sest ta oli juba varem mind ähvardanud, et ma läheksin sinna ja teeksin hooldusõiguse paberid ja muud sellist. Miks? Ja kõik, mida ma vajan, on see, et sa aitaksid lapsi vaadata, kuni ma leian endale elukoha. Kas see tähendas kõigist oma õigustest loobumist ja tema saaks laste üle täielikud õigused? Või mis need paberid täpselt olid? Mul pole aimugi. Ma tegelikult ei lugenud seda. Nad ei öelnud täpselt, mis see oli. Nii et ma arvan, et see oli minu õigustest loobumine tema kasuks. Miks ta seda teeks? Mul pole aimugi, ta ei suuda ise endagagi hakkama saada. Sellepärast ma viisingi nad isa juurde ja siis olin oma autos. Aga ma lihtsalt vajasin sel hetkel, et ta võtaks lapsed enda hoolde. Ma ei jätnud teda maha ega midagi sellist, nagu ma ütlesin. Nii et ma ei teinud seda. Ja kui palju lapsi sul on? Sa ei pea nimesid ütlema. Kui palju lapsi sul on Corey'ga? Kokku oli meil koos 6 last, sest 2 neist ei ole tema omad. Okei. Ma arvan, et sa jätsid mõned osad välja. Me teame, et siin on veel mida rääkida. Ja ma saan aru, sa kardad. See on usalduse küsimus. Sa pole temaga varem rääkinud. Nüüd on see sinu teine intervjuu temaga. Me ei hakka sulle valetama. Me lihtsalt tahame kuulda, mis juhtus. Kas sa tead, mis juhtus Corey'ga? Ei, nagu ma ütlesin, kui ma uksest välja läksin, siis kõik juhtuski, kui ma uksest välja läksin. Kui ma koridori astusin, kuulsin ma plüssilaskusid ja pöörasin ringi ning nägin härra Williamsit põrandal. Ja siis sinuga võetakse ühendust, et oli selline vale allkiri ja siis mida sa järgmisena teed? Ja siis ma panen riided selga ja siis ma võtsin ühendust Corey'ga, et hei, pange riided selga, sest ma tahan sinna minna ja lapsed kaasa võtta või midagi sellist, sest teie isa läheb liiale. Ma lihtsalt tahan, et te läheksite. Minge koos oma härraga, rääkige oma pojaga. Corey. Jah, Corey Jr. Ma lihtsalt küsisin temalt, et hei, kas sa saaksid minuga alla tulla lihtsalt turvalisuse huvides, et ma saaksin lapsed ära tuua? Pärast seda, kui sain selle kõne kohtust, helistasin politsei mitte hädaabi numbrile, et uurida, kuidas ma saaksin politsei saatel sinna minna. Ja nad ütlesid mulle, et ma läheksin kõigepealt ise kohale ja prooviksin. Ja kui ma pean selles piirkonnas olema ja kui ma kõigepealt ise proovin ja kui ta ei anna mulle lapsi kohe, siis pean minema tagasi autosse ja neile helistama ning siis nad tulevad ja saadavad mind. Ja just seda ma kavatsesingi teha. Aga ma võtsin oma pojad igaks juhuks kaasa turvalisuse mõttes, sest minul ja Corey'l on olnud perevägivalla juhtumeid. Igaks juhuks, kui ta otsustab midagi teha. Kas see on salvestatud? Jah, igaks juhuks, kui ta otsustab mind rünnata. Mul olid pojad kaasas, et aidata olukorda rahustada. Kui ma kohale jõudsin, siis teda polnud seal. Nii et ma happesin lihtsalt neile riideid selga panema ja neid valmis seadma. Aga kui me neid kokku panime, tuli ta selle keskel sisse. Ja siis ta ei tee midagi. Kas ta teadis, et sa siin oled? Jaa. Olgu, see oli üllatus. Võib-olla oli talle üllatus, et sa seal olid. Jaa, olgu. Ja siis ma lihtsalt ütlesin, et ma tulen lapsi võtma. Ja tema ütles, et ei, sa ei saa seda teha. Üritas mulle seda võltsitud paberit näidata ja ma ütlesin, et ma tunnen sind. See on lihtsalt paber, mille sa internetis leidsid, välja printisid, allkirjastasid ja kohtusse viisid. See ei ole kehtiv. Sa tead, et see ei ole päris. Nii et ma olin nagu, tead küll, tema oli nagu, sa ikka ei lähe ära. Sa ei lähe ära, sa ei lähe kuhugi. Ma olin nagu, jah, ma lähen.
aga siis sel hetkel ma kavatsesin minna oma auto juurde, ma kavatsesin poistele öelda, et tulge, lähme. Ja ma kavatsesin kõndida oma auto juurde ja paluda politsei saatmist, aga enne kui ma seda teha jõudsin, läks kõik sealt edasi ainult hullemaks. Mis oli see päästik? Ei, päästikuks oli see, kui mina ja Corey Senior rääkisime oma vahel. Siis astus Corey Junior vahele ja ütles talle midagi sellist, et lase meil minna. See oli midagi selles stiilis. Et las meid minna, astu eest ära, lase meid läbi. Ja siis pärast seda, see oli nagu märguanne, nad hakkasid oma vahel tülitsema ja kaklema ja siis pidin ma 2 korda vahele astuma, et neid lammutada. Nad läksid kaklusse. Okei, ja. Kes kõik on korteris, kui tülid toimuvad? Kõik olid seal. Ja siis ma lasin oma väikestel minna koridori. Kes see kõik on? Nimeta nad lihtsalt. See olen mina. Mina ja kõik minu 8 last ning Corey Senior. Kui kaua sa koridoris olid? Ma tahaks öelda, et umbes sekund. Ma kõndisin kohe, kui ma sõna otseses mõttes, kohe kui ma uksest välja astusin, käis bam, 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 see ei tee haiget. Ma pöörasin ringi, ei lobisenud. Ei, minu lastel ei ole isa. Kuidas sul isa on? Nüüd esitavad detektiivid kahtlusaluse emale infot, mis nende sõnul ei klapi tema algse looga. Siin on minu küsimus sulle. Kes? Kellel olid sel päeval relvad? Ma ei näinud relvi. Ma ei näinud neid. Nad väitsid, et neil olid relvad, aga mina ei näinud ühtegi relva. Ma ei näinud seda. Nii, siin on veel üks probleem, mis meil on. Kas sa kunagi nägid, kui sa olid selles korteris, kas sa nägid kunagi Corey Juniorit või Corey Seniorit selle mehega? Ei, kui ma läksin mannituppa ainult siis. Kui ma läksin mannituppa siis. Tõenäoliselt siis Corey haaras relva ja ma ikka ei näinud seda. Ma ei teadnudki, et tal see oli. Ma ei näinud kunagi kedagi relva haaramas. Ma ei näinud ühtegi relva, mitte midagi sellist. Sellepärast ma ei saa aru, kuidas härra Williams pihta sai. Ma ei näinud mitte ühtegi relva. Teda tulistati palju kordi, sa tead seda? Jah, ma kuulsin kõiki neid laske, kui ma olin koridoris. Siis ma kuulsin neid laske koridoris. Ma jooksin tagasi. Nagu ma ütlesin, kui ma kuulsin püssilaskusid, jooksin ma tagasi sisse ja siis nägin, mis toimus. Ma ütlesin ei ja karjusin. Ma hüüdsin nagu, Corey, mis toimub? Mis juhtus? Mida sa tegid? Mida tema ütles? Ma ei suuda isegi meenutada, mida ta ütles. Ma ei usu, et ta üldse midagi ütles. No, kes jooksis esimesena korterisse? Kas see oli sinu juures? Jah, ma jooksin esimesena tagasi sisse ja siis tuli ta minu järel. Ja mida ta tegi? Ma isegi ei mäleta. Mul on praegu kõik täiesti udune. Me peame siin natuke ausamad olema. Jah, kõik toimub. Kuula mind. See, et sa üldse relva ei näe, on tõest väga kaugel. Just, ja seda ma ütlengi. Kui ma koridoris olin ja tagasi tulin, siis ma ei näinud relva. Ma ei tea, kas ta pani selle särgi alla, viskas ära või mis iganes. Ma ei tea, mida ta sellega tegi. Ma ei näinud, ma tean, mis juhtus. Ja kui sina oleksid seal esimesena olnud, oleksid ka näinud, mis juhtus. Eden ütleb meile, et kui ta sisse jõudis, nii et kui sina olid enne teda, siis ta tuli sinu järeleks. Ta ütleb, et ta näeb selgelt, kuidas Corey seisab seal ja relv on endiselt suunatud Corey peale. See on see osa, mille ma ära unustasin. Sellest ma räägingi. Ma ei näinud seda, Kurt. See on see relv, mida ma nägin. Nüüd, kui ma mõtlen, siis see on see relv, mida ma nägin. Ma ei mäleta neid 2 relva. Okei. Pongu, kus sa seda näed? Ja see on see, mis on sõlm. See on Atkinson. 1111. Ja kus sa seda nägid? See on see, mida ma nägin Corey käes. Seda ma nägin. Tead, ma ei mäleta seda. See on see, mida ma nägin. Sest kõik oli segane ja ma kaotasin teadvuse. Ma kuulsin püssilaskusid, aga ma ei näinud relva. Aga nüüd ma mõtlen selle peale. See on see relv, mida ma nägin. Kas mul võiks ka keegi siin olla, kes mind esindab? Jaa. Nii et sa oled siin, sest abistasid kurjategijat? Ma ei aidanud kedagi. Ma lihtsalt... Ma ei usu, et ta sulle kunagi ütles. Nii et teadmiseks sa ei söönud midagi. Lihtsalt, et sa teaksid. Ma ei söönud midagi. Ja siis ma lähen ka kooli, mul on oma suusad. Ma ei püüdnud kuidagi tagada, et Corey ei satuks vanglasse või midagi sellist. Ma ei püüdnud aidata jooksikut ega midagi sellist. Kohtuandmed näitavad, et Corey võttis hiljem vastu kokkuleppe ja tunnistas end süüdi tapmises ohtliku relva või lõhkeaine hooletu käsitsemise tõttu. Alguses mõisteti talle karistuseks 5–8 aastat osariigi parandusasutuses, kuid kohtunik peatas karistuse täitmise ja määras selle asemel 5 aastat katseaega, säästes teismeliste aastate pikkusest vangistusest. Tellige kohe, et saada lihtsam juurdepääs Law and Crime Bodycami viimastele uudistele.